now bad boy, are you ready for the bass? My DJ, yo, get on the cake. Tere! Täna me räägime teile tüüpilistest teismelistest. Mina kui noor, ma saan aru nende kõnekeeles, et ma ise ka kasutan seda, aga teise põlvkonna inimesed ei saa mitte midagi aru. Ema on kodus, poeg on arvutis, ema ütleb, kui lähme poes ära. Siis mõtled, et mis sul on poeg, et kas ma pean sulle läbi arvutis suhtlema? Võib. Okei, lähed Facebooki poega rääkima, võt see on kõige julmem koht üldse, sa saa mitte midagi aru, sa näed ainult, sul on Ü asemel on 6, Ü asemel on 8, Ü on ka Y. Svägeritel on väga julm keel ikka, põhimõtteliselt see, et nad kõnnivad on ja nad räägib nagu Bob Marley, jau kuuled, jau, ma olen 13 on ja jau kuule. Mul kukkusid eile püksid 2 korda alla, lihtsalt näe. 14-aastased lähevad ema juurde, ütlevad Owe, mampse, kuuled vä? See, et kuidas ma ütlen seda, põhimõtteliselt nagu empsuna, ma olen rase, räigelt poegin praegu. Põhimõtteliselt nagu ja siis ema ütleb nagu, näiteks ma olen kogenud sellist asja, et ma istun pargipingi peal, kuuled, jõhker kolin tuleb. Kuuled, ma tegin eile teilvipi ära. Sa mõtled, mis asja, kes need on? Kui nad tulevad, siis sa kuuledki ainult selliseid sõnu. Teilvip, baarspinn, ma tegin selle. Mis asi see oli? Ma ei mäletagi sellist enam oota. See oli see, pannihopi tegin ära. Okei, kunagi ma sõitsin ka BMX-iga, aga ma ei teinud trikke, sest ma olin paks ja ma ei jõudnud ja suutnud. Teine koht, kus kogunetakse, on suured kaubanduskeskused. Suurtes kaubanduskeskustes ees on 2 kohta, kus saab üles minna. Üks koht on see, kus läheb tavalised inimesed üles trepist ja teine koht on, kus lähevad näiteks kas invaliidid või siis käruga lapsevanemad. Mina trepist üles ei saa, sest et seal on 16 noorukit keskmiselt 10–13 ja nad sõidavad enda tõukeratastega treppide peal. Te karjad, ma teen, proovi teil vippi, tee pilti minust. Et kas ma mööda saaks? Ta tahab meid rünnata, helistage poodi. Ei, ma tahan nagu mööda, ma tahaks poodi minna. Mine teist kaudu, sa näed, meil võistlused käivad. Noored aluvad, et kui nad tarvivad alkoholi, et nüüd nad on suured ja täiskasvanud, kui on hästi palju viina ja hästi palju rummi ja hästi purju ja hästi. Ärge tarbige alkoholi, mitte inglu, ärge alkoholi muidat see. Šilaku ei, mitte aru. Ja enamus noored joovad ennast tõesti sigalakku leis ja siis mitte midagi aru ja siis ärga hommiku politseiaskonnad ja läheb koju. Saab rihma kodus, nii, vot. Enamus inimesed ei joo alkoholi enda mõnuks, vaid nad teevad just seda, et vaatavad, et mida fucki. Mu lemmikfilmis üks vend joi ennast täiesti täis ja suitsetas kanepi. Kuuled vä, hakkame täna jooma. Ja noored, olge valvsad. Eesti politsei on väga kiire ja väga tõhus. Murravad su ära, ai, varsti saate ka telekas, mina olin Paukotski puu jäis. Eestis tuleb reporter, ta ei lähe. Tere, siin Daniel Eskalus, täna oleme tulnud siia Türile ja vaatame, mida noored teevad. Nii, ja me leidsime alkoholiopis. Mine perse raisk, ma olen nagu. Ärge lihtsalt tarbige alkoholi. Ja nüüd läheb, kuuled seda Happy Villepilli. Svägi on 3 liiki, on olemas füüsiline ehk siis riietus, teine on vaimne, 3. on vaimne ja füüsiline koos. Sväg on see, kui sul on püksid poole perse peal, tuul puhub sisse, sul on särk jõhkralt laise nagu lipp lehvib sul ümber, sest see on lihtsalt nii suur, müts on kuskil taga aju peal, tuul tuleb, mütsi pole. Vaimne sväg on see, kui sul ei ole svägi riietust, vaid on sul ajus on see sväg kinni. Näiteks ema tuleb koju, ütleb, poeg, mine kasta lilli. Ei, ma ei kasta lilli, mul on liiga palju svägi. Vaimne ja füüsiline sväg. Ehk siis sõbrad saavad kokku, räägivad juttu rahulikult, järsku üks vend ütleb, kuuled vä, mul oli eile jõhker kasjak ju. Ma ei saanud neid pükse lihtsalt üles endal, need püksid olid nii madalal ja siis kõik lihtsalt tea, mis mul on. Ma ronisin puu otsa, mul tulid puu otsast püksid alla lihtsalt ja ma ei saanud neid üles jookste taha, jäin särgi ja mütsiga kinni. Tuul tuleb sulle sisse, näiteks püksid on sul siit allapoole perset, siis loomulikult tuul tuleb ka sinna sisse ja üks väga ränk juhus on see ka, kui sväger muutub tulleloheks. Tuul on väga tugev, sul on riided väga laiad, müts kukub maha, ta hakkab müts üles võtma, aga selja tagant tuleb tuul sisse, nii pluusi kui pükstesse ja ta lihtsalt kehas on nagu tuulekeeris, mille seest on, aga ta on enda riiete sees lihtsalt, need riided on lihtsalt nii suured. Et sõbrad saavad kokku näiteks, ütlevad,
kuuled vä? Põhimõtteliselt see, et ma olin eile jumala mällis ju, ma olin jumala Zenlogi, ma olin nii sassis omadega lihtsalt täiesti haige, ma olen nii uhkend üle, et ma nii sassis olen ja siis täiskasvanud inimene kõnnib mööda ja mõtleb, et all right. Ja siis läheb räägib sõbrale, et kuuled vä? Ma tõmbasin koodiku nokkis, võtsin ta joogid ja siis jõin ennast täiesti nokki ja sa ei usu kuhke ma selle üle olen. Ja arvavad seda ka, et nad on väga vanad ja suured juba, et näiteks lähevad poodi, müüja ütleb just tere ja siis ütleb vastu kohe, et mis ma mingit seda kliendikaarti ei saagi nagu vä. Siis me ütleb, ei, me ei anna 12-aastastele kliendikaarte. See oli nagu löök allapoole mu pükse ehk siis alla kuradi sääremarja lõid mul praegu, saad aru lihtsalt. Mu püksid on madalamal kui mu kotid. Põhimõtteliselt näiteks see ka, et lähevad klubisse ja siis lähevad sinna arvud, et sitaks suured, jõhkralt suured, kõik on suured. Lähevad sinna, et tere, tahaks klubist siis saada. Ei, sa ei saa. Miks ma ei saa? Mina ei näe välja 18 vä. Ei näed küll, aga lase sisse siis näita dokumenti. Mul ei ole sükest asja. 5. teema, kõige populaarsem üldse, selfie. Näiteks kui ma kõnni enda koolis ringi, on teatud seltskond inimesi, kes pildistavad ennast kogu aeg. Näiteks oled arvutis, lähed loed äkki Facebookis on mingi tore uudis. Selle asemel, et uudist lugeda, vaatad neid pilte ja sa mõtled, et miks nad seda teevad. Võin põhjendada, miks nad seda teevad. Ja neil on endal arvutis kaust, mis on nendest igasugused pilte täis, kütkitavad, see saab püsti pea peal, käed pea peal, igat moodi. Mis mõte on nagu ennast pildistada nii palju nagu, ma toon teile näite. Mul on tassene nii, ma jõin just kohvi ära. Esimene asi, mida nad teevad, ei pane nad kraani kaussi tassi, vaid nad võtavad tassi kätte, võtavad telefoni kätte ja teevad pilti. Jõin just kohvi, kohe lähen kooli. Keda kotib? Jõin kohvi, lähen tööle. Sõitsin autoga just kraavi, mida fucki, ma saan jälle trahvi. Näe, ma olen kaamera ees. Tütarlaps teeb endast pildi, vaatad seda pilti, hakkad laiki vajutama, vaatad laiki nuppu üles, vaatad, tuleb tekst. Mul mis asja silma tulla, teksti mõte, sisu on see, et kui ükskord ma olen läinud, ära unusta mu silmi, ära unusta mu huuli, aga kunagi ma suren, miks peab siukse teksti üldse sinna panema, et mis on selle mõte, et selle asemel panna üks väike smile, et naerata, lihtne, mitte mingid elevandiluu rannikul surid 13 noort, mina suren varsti ka. Minu arus, minu arvamus, teismelised kasvavad liiga kiiresti suureks. Nad on olnud umbes, ütleme, et 3 nädalat koos ja nad planeerivad juba siuksed asjad. Me läheme Tallinnasse, me elame koos, me abiellume täpselt 5 aasta pärast. Me saame 3 last. Ühe nimi on Robin, teise nimi on Kati ja 3 on ma ei teagi, aga siis mõtleme. Üks fakt on veel selline, et inimesed lähevad suhtesse, räägivad, vaatad, et üks päev kõnnivad mööda sult ja vaatad, et sa nunnu paar ja kuulad juttu, et jah, et ma armastasin, armas kuulata, et inimesed leidnud 11, aga kõige jubedam on see, et lähed hommikul Facebooki ja vaatad. Sa ei ütle mulle nii. Klõps. Vaatad, ei ole suhtes enam. Järgmine hommik. Klõps. Ma olen suhtes jälle. Te teate ise sellest täpsemalt, sest et mul ei ole naist. Mic check, y'all. Report to the floor. The crowd wanted more, so I came in the door. The great rock